Tere hommikust teile. Käes on reede, 1. mai, nii et teile kõigi vaba päev. Ilusat vaba päeva teile. Nautige, suvi hakkab täna. Paneme siin püsika peale, siis saame jutustada teiega. Vaata, auto sõidab ise, et rahulikult naudid, tõmbad noko lahti ja mingi probleemi ei ole. Tänava ajastu, autod sõidavad ise, enam ei midagi tegema, siis istu sisse ja pane lokatsioon peale. Aga mis meil hakkab täna, siis täna hakkab golf. Kell 9 on tiiaeg, ehk siis me jõuame umbes 8 läbi sinna, teeme natuke sooja ja lähme mängima. Ehk siis selles vlogis ma näitan teile rohkem golfi, natuke jõukat, natuke toitumist, no ikka enda eluna, mis ta on siis, aga no vaba päevad. Või no kogu aeg, ei saa öelda kogu aeg vaba päev, mõni päev ikka tööpäev ka, aga selline mõnus nädalavahetus tuleb, sest et kõik ma arvan, et olete vaadanud ilmateade, et kui ei ole, siis on iga pool räägitud sellest, et tuleb suvi 20 kraadi. Mul näiteks täna 21 lubab seal, kus mina elan, nii et päevitustoolid on väljas, hakkame seda D-vitamiini koguma. Kõik me oleme ju olnud koopas terve talve otsana. Eesti on ikka haige värk, vaata, siin on mingi 9 kuud on ainult ju põhimõtteliselt pimedat aega. Ehk siis, kui nüüd on UV2, siis enamus inimesed põlevad sellega juba ära, sest me oleme nii lumivalged, et vaata, aga no, ma siin ikka päevitamist räägin, kõigepealt tuleb see 6,5 kraadi alla, siis tuleb ikka näha ära, et see tuleb mingi 20. Nii et tõmbab lonksu sisse ja oleme kohal ja juba näemegi teiega raes. Welcome to the Rae golf, nagu näha. Kutsutakse ilusti meid, siia võetakse vastu ilusti, lipud igal pool, ilm on fantastiline, no temperatuur on endiselt 6,5 kraadi, pool tundi hiljem ka, aga ma ütlen seda, et päike alles tõuseb ja siis ongi külm, ehk siis purskkaevud paistavad, ei no ma ütlen, kutsuks teid kõiki siia praegult, aga ärge tulge, sest siin on liiga ilus, teil hakkab muidu meeldima siin veel, nii et jah, golf on üks ilus ala küll, üks ilusamaid spordialasid, siin ilusad inimesed ka, kus juures. Kõigil on ilusad riided seljas, naudivad elu, naudivad mängu. Ehk siis, siin on põõsad ka juba rohelised, ma ütlen, siin on elu hoopis rohelisem. No ma ei tea, mis see auto siin muidugi teeb, aga võib-olla mingi hipi eks siis ära telkima või midagi. Aga näed sa, oi. Rahvast on veel vähe, aga kell on 8 ka, mis sa tahad saada, kes see tuleb kell 8 siia mängima, aga ei, mõned on juba rajal, kus juures kell 8 esimesed tiiajad juba lähen, poisid mängivad seal, ootavad järjekorras. Tead uusi auke, aga jah, maja paistab, lipub, oi, mõnus. Ja nii pargime ära ja lähme võtame siis selle golfiauto ka siit täna, sest ega jalutada, milleks jalutada, kui saab autoga sõita. Mis eelmist videot vaatas, tegi, et ma panin uue gripid endale peale driverile. Mega on juba paar purakat pand, ülimõnus. Istub käes nagu see pedapallikurikas. Ülimõnus on lüüa. Vaatame, paar lööki ka teile siia. Enne kui rajal lähme. See, et natuke vilt tuleb, see on normaalne. Sest et ega ma väga otse lüüa ei oskagi. Kergelt kisub metsa poole. Aga mõni läheb otse ka, proovime. Oppa! Ei ole. Peaaegu täiesti otse, kergelt vasakul hoiab. Ja läheb see tunni peal siit nagu vopsti läbi. Vaatame, kuidas Sarvani driveri tuleb uue driveriga. Väga ilus löök. No nii, selleks, et pall veel kaugemale lendaks, selleks on mul siuke marker, et ära tunneks, et ikka enda pall on. Ja näete, mis siin peakirjas on, laksud sisse. Ma panen ka mitu tükkest ja ma annan selle pallile korralikud laksud sisse. Nii, kes selle järgmisena veest leiab, siis palju õnne. Sest ega ma ei usu, et see jääb siia väljakule eriti kauaks. Spordikommentaator Reigo siin pool hindame Sarvani lööki. Ilus kõrge löök, aga jääb lühikseks. Aga sealt saab ühe chipi veel teha ja nagu öeldes chip inna. Kädi, kui ta on väsinud. Tšurstik hakkab meil ära väsima, aga õnneks pole palju jäänud ka enam. On nii või? Nii, Sarvani löök. Ilus löök. Ilusti fairway'l seal kaskede juures kuskile. Tõesti väga ilus ilm, aga ei ole veel nii soes, kell on suht vähe. Usun, et siin 12, võib-olla alles 2 paiku, ei teagi, päris 12 võib lähe soojaks. 2 paiku alles läheb see ilm nagu soojaks, kus see 20 on, et tunda on, et tuleb, aga millal tuleb, seda ei tea veel. Panen paar drive'i ja paar lähilööki ka.
sõidame palli otsima. Aga üldse tänane mäng on selline, ma ei tea, rahvast on nii palju, et siuke tunned, et väike siuke pinge on peal niimoodi, et keegi on kogu aeg sabas sul, kogu aeg passib taga, tahab lüüa. Ma ei saa aru, inimesed võiks natuke nagu hoida vahet rohkem, mis see nagu kiiretab. Ma sõidan kiirem, natuke lähen kiiremalt ja jälle passivad selle ees, et ei tajud seda mängutempot ära, et liiga kiiresti tahetakse mängida, aga sama sees on juba tupik. Golfi tuleb nautida, nagu ma olen öelnud, see ei ole mingi sport või võistlustel tuleb mängida nagu sporti ja seal on veel aerisem, selline nagu üldse tempos rääkima. Aga siin on harrastajad, need on sellised nagu ikka igal pool, jalgrattarajal, suusarajal, harrastajad on kõige kõvemad vennad. Mina olen selline nautida ja ma tahaks lihtsalt päikest, et rahulikult lüüa, palli otsida ja nautida, et tegelikult seda 18 rada peaks mängima kuskil 4,5 tundi. Eks korralik matk, aga olgu, ma juba näen oma palli siin, läheme toome ära. Drive maandus siia, 240 meetrit lendas, polegi nii halb. Sutsu vasakul, aga lipp on tegelikult paistab siis täpselt otse. 108 umbes ma pakun, on see lipp siin. Siit B-ga väike kõks ja ongi lipu kõrval. Nii on teoorias. Praktikas on ka päris hea. Täna siis selline päev. Päiksevõtu ilm, UV on 3, esimesed randid on peal juba. Golfis käidud, poest käidud, kõht on täis. Lõunaks läks nagu ikka riisakk lihaubadega ja nüüd olen siin mingi umbes tunni ikka veidi vähem olen olnud. Päikse käes, täielik suvi. Ma ei tea, kus teie praegult olete, aga loodan naudite ka sellist ilma nagu praegult on. Ega ta vist väga kaua ei ole, aga tundub, et laupäeval on veel väga hea ilm, ehk siis homme minu mõistes. Teie mõistes oli eile. See video läheb üles pühapäeval kell 18.30, ma arvan, kui ma selle valmis saan. Mis täna veel, siis täna ma arvan, ma lähen jõuka varsti. Võib-olla näete paari klippi sealt ka, ma arvan, ikka näete. Täna teen käsi, sest et piitsepsid on mul väiksed, need peab suureks saama. Ja ega midagi, rohkem polegi. Homme on juba uus päev ja uued seiklused, nagu öeldakse. Nii et homme näete, mis ma teen. Või täna näete ka veel, mis ma teen. Aga olgu, ma naudin edasi täiesti täielik suvi. 21 kraadi, normaalne. Ja üks mees mul siin kõrval teeb loomahääli ja tahab ainult, et keegi mängiks taga palli. Aga mis muud üle jääb siis? Ilus nägu on sul suuri. Viskame nüüd kaugemale ja oot, anna see pall siis. Ta ise endal viskab maha vahepeal. Ilged sitane pall on ka. Lähed järgi pallile või? Sa poiss. Tundub, et täna on juba selline ilm, mine või ujuma. Meil on siin hea siuke tume vesi ka, raba vesi. See peaks minema suht kähku soojaks ka. Homme paneme grilli ka siia. Ja siis saab grillida ja ujuda ja ühesõnaga nautida suve. Kus sina selle tahad? Suurik pole kunagi ujumas käinud, seast veits pole ujuma. Nii õhtuseks tegime munarappi, kõigepealt 5 muna pannile, siis natuke maitseainet, siis läheb see rapi põhi peale ja sinkijuust sisse ja ongi valmis. Nii valmis ta on, väike guacamole kõrvale ja head isu. Kell on 6.55 laupäeva hommik. Mõnus. Tõusin esimene kord üles 4.30, siis mõtlesin natuke vara on, aga 5.30 oli juba paras üles tõustust, aeg golfi minna. Tegime toidu kaasa, sööme autos, sest et aega ei ole, tahaks juba mängida, vaata. Hakkasin raiskama ilusat päeva. 7 kraadi, näed, see ongi suvi käes. Eile oli ka mega hea, sain päikest võtta, trenni teha, jube väsinud oli muidugi õhtul. Ma arvan, et täna õhtul on veel hullem ja homme õhtul ma ei kujuta ette. Esmaspäeval enam poos püsti ei saa, ma arvan. Ühesõnaga väga mõnus. Praegu tuleb nautida neid ilmusi, mis on. Sest suve kauaks ei ole arvatavasti Eesti värk. Maksimum 3 kuud ikkagi. Aga ei, päris hea. Mis ma veel räägin. Hommikul jutt väga ei jokse. Nii et näeme teiega juba Valgerannas. Me oleme täna Pärnus, sest et Raes on võistlused sinna lasta täna ja võistlema ei lähe. Ja siis lähme hoopis Pärnusse mängima golfi. Mis mitte suve pealinna, suvi ka ju.
nii näitan teile ilusat seda kuppelmaastikku. Helistasin mina sinna Valgeranda, tahtsin broneerida endale autot tänaseks ja öeldi, et autod on otsas. 9 auto broneeritud ja 10 on vaja, siis neil on 1 auto puudu isegi. Pakkumus oli jalgratast, eks ma lähen täna jalgrattaga, lähen golfiväljakule, mingi elektriline ratas, mingi spetsiaalmärk. Mõtlesin, testin ära, sest jala ma ka täna kõndida ei taha. Aga no meil on koer ka kaasas, nii et veits raske tuleb see mäng, sest ilma autota on päris kehva, kui koer on. Muidu ma võiks kõndida vaata. Aga proovime täna sellist asja nagu jalgratta ja golfi mängida, ma ei tea, mis see endast kujutab. Aga parem kui kõndida, ma arvan. Nii et näete mind varsti palju jalgratta seljas. Täna ma autot ei saa, sest zombid kõik autod ära võtnud. Aga mulle anti täna raest selline pull. Ratas, spetsiaalne golfiratas. Elektriga päris äge. Kuule mees, kuhu sa tuled? Juurik on muidugi kaasas. Juurik on täna meil Saroni käru kõrval, aga ma siis üritan rattaga sõita. Päris äge. Nii, sooja teha me jõudnud. Zombid on juba seljas. Aga lähme rajale. Esimene rada. Esimene löök. Varustus olemas. Juurik. Juuro on üliti tubli täna. Kohe algus juba pikutab. Saab arutab raske päev. No nii, ma ratta seljas. Saran on löömas. Opa. Käidi hindab mul siin tehnikat. Vaatame, kui ta tuleb välja. Opa. Täitsa enam-vähem. Sutsu vasakule, aga sealt saame juba lipuni just läheneda. No nii, Saronil on väga pikk putt. Umbes 20 meetrit. Vaatame. Oho. Väga hea putt. Täpselt siuke lipu kõrval enam-vähem. Niuke meeter alla selle. Kui rajal on tempo kiirus, tuleb koos mängida. Tegelikult sain nali, ärge teie nii tehke. Sellepärast, et see on praegu siuke filmi võtte pärast või video pärast rohkem, et näeks lahe välja. Paneme 3 peal või? 3. Kokku saada. Ja oleks võin nagu keskele pauku pumm. Aga ta ei mõelnud selle peale, oleks mõelnud, oleks pannud ära niukse purakõus. Rajal käidud, tegime 9 rada täna. Mega ilm. Nüüd teeme natuke range'il, lööme peale. Ma panen 75 drive'i. Ja Saran teeb siis kõikide keppidega, raudadega, driveritega, puudega. Ühesõnaga paneme teile ühe puraka ka siia. Ma siis välja tuleb, aga loodame, et tuleb. Kui ei tule, siis nii kaua, kui tuleb. On nii. Oppa! Kuule, sellel oli küll praegult lennukit. Tšurra ka veel siin pikutab. Täitsa tubli paistan, ei uska midagi öelda, et ei arvanud, et ta suudab nii hästi siin golfis käituda. Vaatab siin kõrval, hindab meie lööke. Ja varsti läheme koju ka juba, ega kaua ei ole enam. See on see mu ratas täna. Korralik pill. Päris äge ka tegelikult. Saran ratas. Käru. Nii, saun tehtud, esimene ring, grill on söödud, aeg minna ujumasse. Ikkagi suvi on vessin kindlasti üle 5 kraadi, nii et lähme. Tegelikult on räige tuul ka, suht külm on, kaua veeb alla. Veel ei taha hüpata, sest kuule ei, see on täitsa talutav. Siis tõmbame kohe päkiga vette. Mõnus. Mõtlen õues on isegi külmem. Ei taha välja tullagi. Tehtud. Saab tagasi sauna minna. Käes on pühapäeva hommik, täna hommikul mul putru ei olnud, siis ma näitan, mis ma siis söön, kui mul putru ei ole. Läheb üks tavaline kandiline kohupiim lahja vanilliga praegult. Vahest võtan kilo maitseta, alla panin sörtsu vett, et see asi läks vedela. Nüüd panen kohupiima sisse siia. Väga keeruline sööke hommikusöök, eks ole. Ja nüüd ma panen veel natuke magusainest, et miks mitte. Tegelikult ei ole vaja panna, see on suht magus, aga mulle lihtsalt meeldib, kui on natuke veel magusam. Sest et magus.
pesen kord käed ära. Ja ega midagi, segad selle ära ja panen ühe salarelva siia sisse, mis teeb sellest koobnast eriti ja paneme neid krõbinaid ka peale, sest et noh, ikkagi lapsed söövad hommikuks krõbinaid piimaga, aga kui sa oled juba vähe mehe moodi, siis sööd hommikul krõbinaid koopiimaga, sest see on rohkem valku ühest. Ja piimas ju ometi valku ei ole, et piim on täiesti mõttetu asi. Nüüd segad see natuke sisse ära, vaatad, kas mahub veel. Ma taas panen alati nii palju, kui mahub, sest et noh, ja ongi ei ole väga suur kaust, ma panen alati kausi täis. No nii. Hea küll. Just selline selle ära hommikuks 5 muna, koopiimkrõbinad ja lähme juba, kust me lähme, teate või? Kohe näete. Nii nagu näha, nüüd läks ilm eriti kehvaks, tõin auto siia. No te ei näegi seda autot, aga ma ei tea, kas ma siin autosse lähen ka või ei lähe. See on ma ootan, mis see vihm üle läheks. No nii, rajalt ka teile paar kaadrit, viskas korra päikse isegi välja. Opa, sarane ilus löök. Ilus vaadata rohelist palli. Näed sa, esimene löök, greenil kohe. Ma vaatan, mida ma suudan. Nii, ja raud 8-ga. Ma ei tea, umbes täpselt peaks õige pikkus olema selle raua jaoks. Vana hea, otse, aga kergelt vasakule. Panen teile siit ilusa kõksu lipule peale. Perfektne, vaata, et otse auku ei kuku veel. Väga ilus. Nii, käisime poes, näite, mis võtsime siis mõned pakid hakkliha, 6 pakki, 2 pakki kana, ehk siis kilo sulajuustu, seda mega head leiba, ma ei näita teile, mis leiba, lähete ostate ära jälle. Siis 6 pakki koopiima, keefiri, pudruelbeid, siin ka putru, müslit hommikul, ei lähe hommikul, läheb koopiima peale, siis kanafilee sinki, juustu, mõned munad, jääkapsast, see läheb riisiroa sisse, siis natukene mingit rohelist ka. Ja kogu lugu, ubasid ka, paar sükest tornikest. Opa, süke tasakaalumäng. No nii tõmbame siit selle video kokku ja like, subscribe, ära unusta ja siis tuleb juba uue nädal uued videod.